Keemilised reaktsioonid. See tähendas, kui meil mingid ained reageerivad omavahel ja tekivad uued ained. Igapäevases elus on meie ümber väga palju keemilisi reaktsioone, nii meie sees kui ka meie ümber, nii kasulikke kui kahjulikke. Näiteks kütuste põlemine. Meie jaoks väga kasulik, looduse jaoks võib-olla mitte nii kasulik, aga meie saame oma autod tööle, trammid tööle, bussid tööle. Teine reaktsioon. Söögisooda reageerimine küpsetamisel. Tõesti kasulik. Mida ägedamalt reageerib, seda parema, kohevama ja pehmema koogi me saame. Meie ümber on ka reaktsioone, mille toimumist me soovime pidurdada. Näiteks raua roostetamine. Lühendab rauaste esemete eluiga ja meile vägagi meeldiks, et see reaktsioon ei toimu. Aga kuidas kirjeldada keemilisi reaktsioone? Kas kirjutada valmis lehekülgede viisi pikka juttu või teha seda nii, nagu muistsid alkeemikud 100 aastat tagasi tegid, ehk joonistada selliseid vägevaid pilte. No, pilt on päris ilus, aga mõelda nüüd välja, et mida või millist reaktsiooni see kirjeldas, võtab ikkagi aega. Sellel pildil on kujutatud sellist punast kuningat, mehelikku, keevalist, püsimatut ehk väävlit ning elav hõbedat, milleks on see valge kuninganna, naiselik alge, kel puudub oma vorm ja kuju, nii nagu elav hõbegi, millel puudub oma vorm. Ja kogu see pilt kujutab nende ühinemisreaktsiooni ehk selle väljenduseks on siis see abielu pühitsemine. No, selle pildi najal võib ju rääkida mis iganes muinasjutte. Ja selliseid pilte toota kõikide reaktsioonide kohta, mida me juba tunneme ja teame ja nende järgi mingeid uusi aineid luua, on ikka päris keeruline tänapäeval. Vanasti oli oluline keerulisi pilte luua, sellepärast et arvati, et alkeemiline teadmine on jumala and, mis ei tohi jõuda lihtsurelike kätte. Tänapäeval me arvame teistmoodi. Teadus peab olema läbipaistev ning arusaadav üle maailma kõikide teadlaste jaoks. Tänases tunnis õpime siis, kuidas keemilisi reaktsioone kirjeldada pisut lihtsamalt kui juures olev maal. Leia oma paber, kirjuta sinna tänane kuupäev ja me lähemegi edasi teemaga, kuidas kirjeldada keemilisi reaktsioone ehk pane paberile palun pealkiri keemilise reaktsiooni võrrand. Sellel slaidil näed sa ühte keemilise reaktsiooni võrrandit. See on vanim keemiline reaktsioon, mida inimene on enda kasuks kasutanud juba ammusest ajast saadik ehk tuli. Puidu põlemine tähendab seda, et puidus olev aine, tselluloos, sellest tselluloosist just nimelt süsinik, ühineb hapnikuga. Ja selle tulemusena tekib süsihappegaas ja vesi ning kogu see pikk jutt on pandud kirja sümbolite abil sellisesse lühikesse lausesse ehk reaktsiooni võrrandisse. Nii, nüüd sul on vihik väljas, pealkiri keemilise reaktsiooni võrrand kirjas ning kirjutame ka üles, et reaktsiooni võrrand näitab reaktsioonis osalevaid aineid ja nende osakeste arvu. Kui sa nüüd kohe kirja ei saanud seda, siis sinisel taustal on reaktsiooni võrrandi definitsioon kirjas. Põlemise reaktsiooni võrrandit sa veel ise üles kirjutama ei pea, me kohe jõuame nende võrrandite juurde. See siin oli näidiseks, aga me teeme kohe koos ühe näidise. Nii et reaktsiooni võrrand näitab reaktsioonis osalevaid aineid, neid, mida meil on vaja, et reaktsioon toimuma hakkaks, ja näitab, mida me saame ning näitab, palju meil neid erinevaid molekule on vaja. Näiteks siin puidu põlemises on vaja 1 molekul tselluloosi ja selle kohta on vaja vähemalt 6 molekuli hapnikku, et asi tööle hakkaks. Ja tulemuseks saame 6 molekuli süsihappegaasi ja 5 molekuli vett. Kui sul on nüüd pealkiri kirjas ning helesinisel taustal olev lause ka kirjas, siis me liigume edasi näidete juurde. Et kuidas keemilise reaktsiooni võrrandi abil siis kirjeldada reaktsiooni toimumist. Nii et järgmine alapealkiri on võrrandi abil reaktsiooni kirjeldamine.
pane mulle ilusti vihikusse kirja. Võrrandi abil reaktsiooni kirjeldamine. Ja me jätkame põlemisreaktsioonidega. Ja meie näide, mille vihikusse kirja paneme, on sellise gaasi nagu metaan. Metaani põlemisest. Nii et pane mulle kirja näide metaani põlemine. Ja metaani põlemiseks on meil vaja nagu põlemiseks ikka hapnikku ja metaani. Ja kui me kirjeldame seda reaktsiooni võrrandi abil, siis see näeks välja selline. Palun kirjuta ära omal see võrrand. Minul on siia kirjutatud ära võrrand ja kujutatud sama asi molekulmudelite abil, et see paremini aru saaks, millest juttu on. Võrrand oleks siis selline, et CH4 ehk metaan liitub 2 hapniku molekuliga. Selle tulemusena toimub reaktsioon ja saadusteks on 1 CO2 molekul ja 2 molekuli vett. Ja selliselt õpid sa ära reaktsioonide kirjeldamise. Kui sa oled reaktsiooni omale vihikusse kirja saanud, siis kirjutame ka ära sellised mõisted, et võrrandi vasakpoolset osa, võrrandi vasakpoolne osa, näitab meile reaktsiooni lähteaineid. Kui sinu käest küsitakse, millised on reaktsioonis lähteained, siis sa vaatad võrrandi vasakpoolsel osal olevaid aineid. Ja meil on reaktsiooni lähteaineteks 1 molekul metaani ehk CH4. Selle ma ütlen sulle ette, et see on metaani molekul. Ja lähteaineteks on 2 molekuli hapnikku. Täna ütlen selle ette, aga hapnikku pead sa selgeks saama ka peast. Siis toimub reaktsioon ning reaktsiooni parem pool kirjeldab meile reaktsiooni saaduseid. Meil on reaktsiooni saadusteks 1 molekul süsihappegaasi ja 2 molekuli vett. Numbrid siin molekulide ees näitavad molekulide arvu, mis siis meil reaktsioonis osalevad. Täna ütlen ma ette, et CO2 on süsihappegaas ja H2O on vesi, kuid hiljem pead sa need pähe jätma. Nii, liigume siit siis võrrandi abil reaktsiooni kirjeldamisest edasi harjutustega. Põlemine on siis selline nähtus, kus meil on vaja hapnikku. Ükskõik, kas meil põleb siis metaan või tselluloos puidus või mõni muu asi. Alati on vaja hapnikku. Kui meie kütteseadmes on mõni rike ja hapnikku pole piisavalt, hakkab meil tekkima selline mürgine gaas nagu vingugaas. Ja järgmiselt vaatame selliseid reaktsioone, mis toimub siis, kui hapnikku pole piisavalt. Kui hapnikku ei ole piisavalt, siis me saame küll näiteks puud ahjus põlema, aga nad ei põle väga hästi. Ja osade põlemissaadustest muutuvad vingugaasiks. Nii et järgmine väike ala pealkiri on vingugaasi tekkimine. Ja siin on ära kirjeldatud reaktsioonivõrrandid, mis hakkavad meil toimuma ahjus siis, kui hapnikku on liiga vähe, näiteks siis, kui sa paned siibri liiga vara kinni. Meil on tekkinud ahjus söed, meil on piisav kogus süsinikku, mis tahaks reageerida hapnikuga, tahaks edasi põleda, aga ei saa, hapnikku pole. Samas, kuna natukene on põlemist juba toimunud ja põlemise tagajärjel tekkis süsihappegaas ja tekkis vesi, siis on meil võimalus, et tekib uus reaktsioon, uued reaktsioonid. Ja paneme need 2 reaktsioonivõrrandit kirja. Üks variant on siis see, et süsihappegaas, mis meil põlemisel tekkis juba, ükskõik kas see metaan põles või puit põles, see reageerib nende süsiniku aatomitega, mis enam hapniku seast omale sõpra ei leia. Ja selle tulemusena tekib 2 molekuli CO-d ehk vingugaasi. 2 molekuli CO-d. Põlemise tagajärjel tekkis meil ka vett. Nii et kui sa näed kuskil mõnda lõket, siis seal lõkke kohal on tegelikult veeauru. Sa veeauru ei näe, aga seda veeauru seal on olemas. Ja kui me paneme ahjus siibri liiga vara kinni või on meil gaasiseade, kuhu hapnikku juurde ei tule, siis see veeaur, mis põlemisel on tekkinud esialgu, siis see veeaur hakkab nende vabade süsinikuaatomitega liituma. Ja selle tulemusena tekib meil 1 molekul vingugaasi ning 1 molekul vesinikku.
Ja kõik need põlemised produktid, mis siin tekkinud on meil nendes kahes reaktsioonis, nii see vesinik kui ka vingugaas imbuvad siis meile ruumi. Vingugaas on värvitu ja lõhnatu ning inimene ei ole suuteline seda kindlaks tegema. Vingugaasi mürgitus nähud on peavalu, uimasus ning lõpuks on teadvuse kadu. Ja inimene ei suuda iseennast aidata. Esmaabi selle puhul on see, et tuleb kohe aknad avada, hapnik tuppa lasta ning kõik inimesed välja viia toast. Kui inimesel on juba mürgistusnähtused, peavalu ja iiveldus, siis tuleb kutsuda ka kindlasti kiirabi, sest vingugaasi molekul on selline kaval asi, mis haagib ennast meie vere sees, meie hemoglobiini molekulide külge ning takistab hapniku transporti kudedesse. Ja selle vastu ei aita see, et sa oled õues ja hingad sisse värsket õhku, vaid selleks on vaja meditsiinilist sekkumist, et saada siis sellest mürgistusest üle. Kui meile tuppa imbub vingugaasi ja kui selle kontsentratsioon õhus ületab juba 3%, siis kulub umbes 30 minutit selleks, et inimene sureks. Seega peab hästi tähelepanelik olema igasuguste kütteseadmete puhul ning hea, kui sul on kodus vingugaasiandur. Suitsuandurist ei piisa, sest suitsuandur ei suuda kindlaks teha vingugaasi. Aga liigume nendest kahest reaktsioonivõrrandist edasi järgmiste juurde. Mis juhtub aatomitega keemilises reaktsioonis? Nii et paneme pealkiri, mis juhtub aatomitega keemilises reaktsioonis? Ja vastus on see, mitte midagi ei juhtu. Neid ei tule juurde, neid ei kao ära, nende arv jääb alati samaks. Kõik need aatomid, mis keemilise reaktsiooni alguses ainetes on, need peavad olema ka keemilise reaktsiooni lõpus alles. Need lihtsalt vahetavad kohti, moodustavad uusi paare, uusi sõpru, uusi molekule. Ja siin on hea näide vee tekkimine. Siin on hea ka, kui sa joonistad need veemolekulid üles ka endale. Esimene asi on see, vee tekkimist võrrandi kujul kujutame nii, et meil on 2 molekuli vesinikku, 1 molekul hapnikku ja selle tulemusena tekib 2 veemolekuli. Kui me räägime keemilistest reaktsiooni võrranditest, siis siin vahel kasutatakse nii võrdusmärki, kuid võib ka kasutada noolt. Mõlemad kirjaviisid tähendavad ühte ja seda sama. Ja kui me joonistame üle, siis on näha, et siin on 1 vesinikumolekul, teine vesinikumolekul ja kokku on siin 1, 2, 3, 4 vesinikuaatomit. Ja kui me vaatame tulemust, siis tulemises on meil hoopis 2 veemolekuli, aga vesinike aatomite arv jääb ikka samaks 1, 2, 3, 4 vesinikuaatomit. Kui me vaatame hapnikke, siis alguses meil on 1 molekul hapnikku. Molekul koosneb 2 hapnikuaatomist. Need lammutatakse laiali ja kumbki hapnikuaatom võtab omale sõbraks vesinikuaatomid, aga need arv jääb samaks. 1, 2. Nad on ainult erinevatesse molekulidesse läinud. Nii et aatomeid ei teki ega kao. Aatomite arv on keemilises reaktsioonis alati jääv. Nüüd proovime kogu seda teadmist ühe järgmise põlemisreaktsiooni kirjeldamisel. Siin on kirjutatud üles gaasipliidis põletatava propaangaasi reaktsiooni võrrand. Kuidas toimub põlemine gaasipliidis? Kirjuta see reaktsiooni võrrand omale vihikusse ning kirjelda ära, millised molekulid on lähteainetes, millised molekulid saadustes ning millised aatomid on lähteainetes ja kas neid aatomeid on täpselt sama palju ka saadustes. Kui sa oled selle ära teinud, siis terast leiad sa ka järgmised ülesanded ning kontrollimiseks ka õiged vastused. Jõudu tööle ülesande kallal nakitsemiseks. Küsimuste korral leia mõni õpetaja, kes sulle vastab.